Mida sa tahaksid, et sinu teos lugeja sees teeks? Ma kõigepealt tahaksin, et see väiksema lugeja paneks tegema asju täie südamega, et need poole südamega tehtud asjad tavaliselt mitte kuhugi ei vii. Et antud raamatu puhul piisab vaid paarist valest näpuliigutusest ja kogu maailm ongi pahupidi. Et paneks järgi mõtlema, et igal tegevusel on oma tagajärg. Aga sellisele vanemale inimesele, eks see annab sellise kurva sõnumi, et piisab vaid mõnest inimesest, indiviidist ja nende nupule vajutusest ja kogu maailm ongi reaalselt pahupidi. Et õnneks minu raamatu tegelane vähemalt oskas teha vigade parandust. See põhimõte, et igal teol on tagajärg, on ilmselt selline elukestev õppetund, mida me kogu aeg peame uuesti jälle omandama, ükskõik kui vanad me oleme. Aga kuidas sina seda edasi andsid niimoodi, et see ei kõlaks nagu moraliseerimine? Või et ma tahan teile öelda seda, väiksed lugejad. Mis sinu trikid on, et seda varjata? Et ma ei ütlegi seda, et ma ütlen alles järelsõnas ja tavaliselt lapsed seda järelsõna üldse ei loegi. Et see on niimoodi peidetud. Ja noh, eks natuke hirmutamist kulub ka ära, et eks see poiss lõpuks saab aru, et mõelda vaid, et äkki temal ka lüüakse pea maha nagu Marie Antoinette'il, kuigi teda süüdistatakse ainult kookide söömises, et no natuke sellist piitsa ja präänikut vaheldamisi. Kuidas sinu kogemus lugejatega ütleb, et kas lugeja suudab täna üleüldse keskenduda? Lugemine ju teatavasti on selline aeglane nauding, et seal ei saa kiiresti üle lipsata ja järgmist klikki teha kohe ja see tähelepanuaken vahel on meil ikka päris kitsas siin tänapäeval. Ma kirjutan nimme oma lasteraamatut ikkagi väga lühikesed, võrreldes sellega, mida mina omal ajal lugesin, mis oli ikka alates 200 kuni 500 lehte, siis kohe päris kindlasti ma ei hakka selliste teostega konkureerima. Mida lühem ja mida sisu tihedam, olen tähele pannud, et lapsed vihkavad kirjeldusi. Ise ma naudin neid ja olen siis need ka vähemaks võtnud. Ma olen kuulnud, et sinu kirjutamiskirg ei ole üldse mitte äsja tekkinud. Kogunisti sain teada, et ühe kaasnominendiga on sul tutvusi juba noorest east ja teil on isegi üks romaani kirjutamise kogemus koos. Kas sulle see meenub ja kas sulle tõesti juba siis väga noorest east on see kirjutamine huvi pakkunud? Ja meenub, et me tõesti kirjutasime kaasnominendiga koos ja olid veel sellised vihikulehed ja temal oli selline loetavam käekiri. Mina tegin kiirkirja, aga siis vaheldamisi kirjutasime. Aga lapsena, kuna ma lugesin väga palju, et meil oli hästi suur selline raamaturiiul ja kui ma nüüd silmad kinni panen, siis ma võin täitsa näha seda, et mis raamatud kuskil oli ja minu vanema siis muudkui aga söötis mulle neid raamatuid ette, aga tol hetkel ma küll ei arvanud, et ma ise midagi kirjutan, et see tundus nii ulmeline, et mis siis saab, kui mõtted saavad otsa. Ja pigem ma pöördusin selle poole alles aastaid ja aastaid hiljem, kui oli kogunenud juba nii palju materjali, et need lausa tuli kuhugi kirja panna. Ja kuna minu isa jõudis oma lasteraamatuga minust ette, siis ma olin lihtsalt sõna otseses mõttes kade ja hakkasin ka ruttu kirjutama. Nüüd ma olen tast ees. Aga see loominguline eneseväljendus või erinevatel viisidel lugude jutustamine on sul ju ikkagi veres, võib vist nii öelda, et nii sinu isa kui sinu ema räägivad erinevatel viisidel lugusid. Seda küll jah, ja ma olen oma elus pidanud väga palju esildisi ja stsenaariume läbi lugema. Et ju ta siis sealt külge hakkab, et olen isegi täheldanud, et
ma vaimusilmis kirjutangi oma raamatuid pigem nagu stsenaariume. Kujutan ette, kuidas need filmina töötaks. Aga on sul filmi tegemise unistus ka? Selle ma jätan täiesti oma isale. Ei hakka trügima. Selle nomineeritud teose juba esimestel lehekülgedel on huvitav pühendus. Et selle raamatu idee sai alguse ühe tüdruku geograafia huvist. Jah, huviks ei saa seda kindlasti nimetada, aga raamat tõesti on tõsieluline. Minu vanem tütar, tema jaoks ei ole geograafia kindlasti mitte lemmikaine. Ja alles hiljuti ma sain teada, et ta isegi ei teadnud, et Hispaania ja Portugal asuvad Pürenee poolsaarel. Tema arvas, et see on mingisugune väike igerik omaette poolsaar Vahemere ääres. Ja ega 8. klassis ei olnud see asi kuigi palju parem. Talle jäeti samamoodi hiigelsuur kontuurkaart kodus täita, et kõikide loodusgeograafiliste tippsaavutustega. Ja kui ma siis seda lõpuks nägin, siis kõik need objektid olid umbes sentimeeter sealt kursilt kõrvale kaldunud ja ma aitasin talle siis kõik selle ära kustutada ja uuesti teha ja siis me hakkasimegi rääkima, et aga mõtle, mis siis saab, et ühel hetkel sina muudkui jagad oma puid ja maid, kuidas Jumal juhatab ja järgmisel hetkel ongi nii, et seal, kus kunagi oli mägi, on nüüd soo või et sa avastad mingisuguse mulksuva vulkaani omal sisehoovist. Ja nii see idee tekkis. Ja siis ei saanudki enne nii-öelda pliiatsid käest ära, kui lugu oli valmis. Et sellest siiski see pühendus. Aga võib ju olla, et füüsilises mõttes mäed ja orud püsivad paigal, aga meie sees lähevad asjad pahupidi, mis iganes põhjustel. Mida sina sellistel puhkudel teed ja kas kirjandus ka aitab siin? Mulle siis seesama tütar käis just tutvumas Tallinna Ülikooliga ja sealt ta sai kleepsu kaasa Kirjandus ei ole surnud. Et ma panin kohe selle kleepsu omale külmkapi peale. Aga siis, kui endal on asjad pahupidi, siis ma suvel niidan muru, tegelen aiandusega. Talvel on seda kehv, siis ma üritan lund lükata, kui seda on. Koristamine aitab alati. Et mida selline tobedam tegevus, seda paremini lähevad asjad jälle joonda ja mõtted tulevad. Sa enne mainisid seda, et tundus kõhe mõelda sellele, et aga mis siis, kui mõtted otsa saavad. Kas praegu lasteraamatuid kirjutades on seda hetke ette tulnud ja mis sa siis oled teinud? Ma olen jah sattunud mingisse kohta teatud juhul, kui ma ei oska edasi minna. Ja siis ma ütlen oma lastele, et nüüd olge vait korraks, tulge siia ja ärge mitte millegi peale mõeldage, ma esitan teile ühe küsimuse. Ja ma esitangi ja siis see esimene emotsioon, mis sealt tuleb, et see aitab mind nagu edasi. Et kui nad hakkavad mõtlema pikemalt ja juurdlema, siis on juba kunstlik. Aga neid ma kasutan ikka päris palju ära. Ja mul on tähtis, et ma tean, kuidas see raamat lõpeb. Mul on vaja lõpulauset. Kui see on olemas, siis on kõik hästi. Et siis ma ei pruugi küll teada, mis järgmisena juhtub, aga ma tean, kuhu suunas ma pean liikuma. Milles Augustas sulle eeskujuks on? Vigade paranduses. Aga mida sa enda kohta teada said seda teost kirjutades? Ma sain teada, et tegelikult saab väga hästi ka kuskil diivani nurgas erinevates kohtades reisida. Et Augustase kirjasõber elab Dijonis, aga ma ei ole elu sees seal käinud. Ja siis ma mõtlesingi, et kuidas ma siis kujutan seda linna nii, et ma ise ei ole seda seal käinud, et oleks ju võinud võtta mingi lihtsama linna, kus ma ikka tean, kuhu minna. Aga siis ma hakkasingi uurima selle linna ajalugu ja turuhoonel oli huvitavad igasugused nüansid, et sama autor, mis Eiffeli tornil. Ja siis saingi teada, et ka nii saab reisida. Raske on küll, et eriti kui näiteks kirjutada suvel talve kohta või vastupidi. Aga tuleb ennast sundida ja kujutadagi ette kõik see külm ja koledus või vastupidi soe päike. Juba selles pealkirjaski on juttu maailma päästmisest ja see kõlab hästi suurelt. Vahel ma mõtlen, et
meilt inimestena ka oodatakse igasuguseid asju maailma paremaks tegemise mõttes, alates prügi sorteerimisest kuni oma sõpradele olemas olemiseni ja sealt veel palju edasi. Kuidas sulle tundub, kuidas selles maailma päästmises ise terveks jääda ja mingit tasakaalu leida, et ei tekiks seda tunnet, et mida ma üldse teha saan selles kaoses? No sellega on üsna kahetised tunded ongi, et mina võin seda prügi sorteerida, aga kui ilmneb, et see põletatakse ühes suures hunnikus ära, siis mis see mõte on, et kommipaberi kindlasti korjan üles, kui näen ja üritan lastest kasvatada inimesi, kes väärtustavad, mitte ei trambi suurte tanksaabastega üle. Ja eks seda ongi raske päästa. Tuleb endal ka hing sees hoida ja ütleme nii, et kui mul oleks sellised probleemid nagu Augustasel, siis ma oleks väga õnnelik inimene. Sa oled ise sellesse raamatusse pildid ka joonistanud, et ava seda ka natukene, kuidas need rollid omavahel läbi said või kas sa tegid vaheldumisi, et kirjutasid ja joonistasid või ühte enne ja teist pärast või? Kõigepealt kirjutan, siis joonistan alati selles järjekorras. Et kohati tundub, et joonistamine on jälle raskem, siis jälle, et kirjutamine on raskem. Et kui ma kirjutan, siis ma tahan juba hästi ruttu lõppu jõuda, et saaks hakata joonistama ja siis ma tüdin sellest joonistamisest ära ja viimased pildid ongi kuidagi sellised, millega ma väga rahul ei ole. Ja siis ma ei vaata neid tükk aega ja siis ma parandan ikka lõpuks ära, sest ta hakkab kripeldama. Aga kas on keerulisem või oleks keerulisem kellelegi teisele usaldada need pildid? Et kui ise teed, siis ikka tunned, et saab tehtud nii nagu vaja? Tegelikult mul oleks isegi mitte midagi selle vastu, kui keegi teeks. Aga kuna ma ise olen kunstiakadeemia lõpetanud, siis on nagu piinlik ka, kui ise ikka pliiatsit kätte ei võta, et saan hakkama, et eks ma otsin seda oma käekirja, et mul on enamik raamatuid siiamaani ongi väga erinevalt illustreeritud, et äkki siis mingi hetk tuleb. Et minu enda tütar ka küsis, et kuidas ma leian seda oma käekirja, siis ma ütlesin, et ega sinu vanaisa, et temal võttis üle 30 aasta aega ja temal on väga kindel, et harjutada ja harjutada, et muud seal ei ole. Elagu Munamägi. Miljardid inimesed üle kogu maakera on hädas ja hämmingus. Loodusteadlased katkuvad juukseid peast nagu ka riigijuhid, kuigi nemad on enamasti nii ehk naa kiilad. Ometi julgeb Augustas väita, et temal oli halb päev. Karliga koolist koju lonkides kiruvad poisid elu ja peamiselt kooli. Asendusõpetajad on muidugi head, sest nemad ju kontrolltöid ei tee, aga koduseid ülesandeid jääb alati palju rohkem, kui õpetaja Kertu neile tavaliselt annab. Päriselt ka, kas nad kardavad, et meil hakkab muidu jube igav, kui meil ei ole 20 töölehte, mida täita? Toriseb Augustas ja vehib paberipatakaga, mille Kraken kõigile enne tunni lõppu pihku pistis. Tundub nii, kostab Karl Mornilt. Igal pool mujal on äkitselt mingid looduskatastroofid ja mäed ja mered vales kohas. Miks meil siin ei võiks kunagi midagi sellist juhtuda? Siis jääks vähemalt kool ära. Just, nõustub Augustas ägedalt. Näiteks kooli ümber võiks mingi ookean tekkida, nii et kogu see kamp on oma töölehtedega seal lõksus. No selles, kallis Augustas, oled sa küll ise süüdi. Õigemini, selles sa süüdi ei ole, sest tundub, et Eesti geograafiaga oled sa väga hästi kursis. Nii Munamägi kui ka Läänemeri on millimeetri täpsusega just seal, kus nad olema peavad ning isegi ühtegi vulkaani pole keset Paidet istutatud. Tänavanurgal lähevad poisid kumbki oma teed. Augustas oleks tahtnud tegelikult Karli juurde minna, et veidi tema koera Borissiga mängida, aga õues on külm ja kõle ning ega need kodused tööd ennast ise ära ei tee. Kui vanemad õhtul koju jõuavad, pusib Augustas ikka veel oma toas matemaatika kallal. Numbritele keskenduda on niigi raske, aga kui kõrvaltoast hakkavad kostma uudistesaate diktorite ärevad hääled, jätab poiss töö pooleli ja loivab elutuppa. Ema ja isa istuvad hüpnotiseeritult televiisori ees.
reporterid üle kogu maailma kajastavad katastroofilisi sündmusi, intervjueeritakse pintsakutes ja portfellidega Hongkongi ärimehi, kes osutavad hüsteeriliselt Fuji vulkaanile, mis on ootamatult asendanud tavapärased kontoritega pilvelõhkujad. Florida kuberner vannub tuld ja tõrva ning ähvardab rünnata kõiki osariike alates Georgiast kuni Maine'ini välja, kui need oma mägesid eest ära ei korja. Erikorrespondent räägib ahastuses Sardiinia elanikega, kes on kogunenud ähvardavalt suitseva Etna jalamile. Mamma mia, kus on meie sidrunid, andke meie oliivisalud tagasi, lõugab üks traksipükste ja ruudulise särgiga vanamees. Meie ei taha seda mäge, karjub teine samasugune. Järgmisena näidatakse kaadreid sitsiillastest, kes märatsevad suveniiripoekeste ees, pilluvad puruks vulkaanikujulisi kujukesi ja keraamilisi külmkapimagneteid, käristavad lõhki T-särke, millel on kujutatud Etna ja tekst I love Sicily. Kuidas me nüüd ilma Montagnata hakkama saame, nutab üks vanem proua ahastavalt ja vehib kätega lagendiku poole, millel alles eile kõrgus majesteetlik Etna. Piisasse tullakse Piisa torni vaatama, Roomasse Kolossumi, Sitsiiliasse tulevad turistid Etna pärast, aga nüüd keegi ei tõsta ju jalga siia, et seda tühja platsi vaadata. Kui kaamera hakkab näitama trobikonda erinevatest riikidest mägironijaid, kes lehvitavad nördinult oma lipukesi, mida nad lootsid Himaalaja erinevatesse tippudesse viia, heliseb isa telefon nõudlikult. Teises otsas on vanaonu Henno Võrumaalt, kelle valju häält kuulavad nii ema kui ka Augustus selgelt. Vanaonu tunneb siirast muret Munamäe pärast ja kardab, et äkki hakkavad ufod ka seda paigalt nihutama. Vaja üks asi mõõtma minna, kõmmistab ta hoolimata isa ponnistustest vanaonu maha rahustada. Augustus hakkab itsitama, kujutades ette, kuidas vanamees läheb koos naabrimehe Arviga kohale ja hakkab joonlauaga ümber Munamäe sehkendama. Ema, kes üritab uudistesaadet jälgida, käratab järsult vait, sest isa räägib juba sama kõvasti kui Henno. Isa läheb seepeale esikusse ja Augustus siirdub kööki, kuigi teab, et ema ei kavatse näpugi liigutada enne, kui uudised vaadatud. Kurvalt vantsib ta elutuppa tagasi. Reporter räägib kellegi Monsieur Moreauga, kes seisab pisarsilmi oma lillepoe ees, jalad põlvis saadik lumehanges. Vaasid, ämbrid ja amplid tema taga on täis longusvartega värvikirevaid närbunud õisi. Emal tuleb seda vaadates isegi pisarsilma. Minu lilled, ahastab Moreau ja heidab käed taeva poole. Lahke suusakombinasoonis naisreporter üritab meest lohutada ja ulatab talle papptopsi kohviga. Selle peale hakkab mees veel kõvemini ulguma. L'aubergine on ka läinud, mägi neelast alla, huilgab härra Moreau. Kes on l'aubergine, küsib ajakirjanik viisakalt. Mitte kes, vaid mis. Bistroo, mis pakub Dijoni kõige paremat kohvi.